Head konverentsil osalejad! Soovin alustuseks siiralt tänada Aet Kukke ja Terje Varemit ning kõiki inimõiguste aastakonverentsi korraldajaid nende järjepideva panuse eest inimõiguste alase ühiskondliku arutelu edendamisse alates 2011. aastast. Täna räägime lastest, kes on kadunud, kuid keda ei ole unustatud. Me räägime lastest, kellele lapsepõlv on röövitud, kelle nimesid ja identiteeti on püütud kustutada ning kelle tulevikku püütakse ümber kirjutada. Küüditatud Ukraina lapsed ei ole abstraktne teema ega kauge statistika. Nende laste sunniviisiline ümberasustamine, nende eraldamine peredest ja sundvenestamine ei ole sõja paratamatus. See on strateegia. See on katse murda rahvast, rünnates selle kõige haavatavamat osa. Ja just seetõttu on see teema Eesti jaoks sügavalt isiklik ja valus. Nii minu enda kui ka kümnete tuhandete Eesti perede tragöödia. Peame ütlema selgelt, et lapsi ei tohi kunagi kasutada relvana. Ja Eesti ei vaata kõrvale. Meie tegevus on olnud järjekindel ja mitmetasandiline. Diplomaatiline ja humanitaarne. Rahvusvaheliselt oleme aktiivne ja häälekas liige küüditatud Ukraina laste tagasitoomise koalitsioonis, seistes selle eest, et vastutus ei hajuks ja et laste tagasipöördumine püsiks rahvusvahelisel poliitilisel agendal. Euroopa Liit valmistab hetkel ette küüditatud laste teemaliseks tippkohtumiseks ja Eesti panustab sellesse protsessi aktiivselt. Täpsemad detailid selguvad peagi, kuid suund on selge. Me ei lase sel teemal kaduda. Meie eesmärk on selge. Nähtavus, surve ja vastutus. Riigisiseselt oleme koos partneritega, sealhulgas Estevi ja kodanike ühenduste organisatsioonidega toetanud Ukrainast pärit küüditatud ja sõjas räsitud laste rehabilitatsioonilaagreid Eestis. Need on kohad, kus taastatakse turvatunne, väärikus ja lootus. Kus laps saab olla taas laps. Selle kohta on vändatud ka film Pärast vihma Putini varastatud lapsed tulevad koju. Ma soovitan teil kõigil seda vaadata. Eesti arengukoostöö Ukrainaga, sealhulgas Žõtomõri regiooni ülesehitamisel, on investeering tulevikku, kus need lapsed saavad naasta mitte ainult oma riiki, vaid ka oma kogukondadesse ja oma ellu. Täna on meil siin erakordselt tugev paneel. Ukraina Ülemraada inimõiguste voliniku büroo töö laste õiguste kaitsmisel on olnud vankumatu ja professionaalne ka kõige raskemates tingimustes. Parlamentaarne diplomaatia, sealhulgas Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee roll on kriitilise tähtsusega, et hoida teema poliitilises fookuses ja tugevdada vastutusele võtmise mehhanisme. Yale'i Humanitarian Research Labi töö väärib erilist tunnustust. Mitte üksnes selle eest, et nad toovad nähtavale üksikute laste traagilised lood, vaid selle eest, et nad tuvastavad mustreid, paljastavad Venemaa režiimi süsteemset tegevust ja annavad rahvusvahelisele kogukonnale tõenduspõhise aluse tegutsemiseks. Tänane arutelu on järjekordne meeleltuletus, et iga päev, mil laps on küüditatuna eemal oma kodust, on päev, mil rahvusvaheline kogukond peab tegema rohkem. Ma kinnitan teile, et Eesti teeb ja jätkab tegevust. Just praegu olen ma Ukrainas, kus mul on kohtumised nii presidendi kantseleis, välisministeeriumis kui ka Ukraina ombudsmaniga. Ühe olulise teemana arutame kindlasti, milliseid samme saame ühiselt astuda, et edendada küüditatud Ukraina laste tagasitoomist ja tagada neile vajalik toetus. Suur tänu teile kõigile!